Mis on Usuteaduse Instituut? Kindlasti oleme kool, aga oleme ka kirik, kasvamise ja kasvatamise paik. Teeme rõõmuga seda tööd, mida Issand meil on andnud, valmistada ette pastoreid ja töötegijaid Eesti Evangeelsele Luterlikule kirikule. Rõõmustame aga täna väga selle üle, et meil on ka õigeusu õppetool, et me võime anda ühistunnistust Eesti ühiskonnale. Olen tänulik kõikidele toetajatele, kogudustele, vaimulikele, nii selle eest, et olete saatnud meile tublisid õppijaid, aga ka iga mõtte ja iga palve eest meie päris oma koolile. Kuidas saada ELK-sse uusi vaimulikke? Kõige suurem vajadus on praegu nende üliõpilaste järele, kelle huvi on klassikaline teoloogia, kes valivad luterliku teoloogia peaeriala ja kes süvendatult õpivad neid aineid, mis just teenivad ELK koguduste teenimist, ELK tulevast kasvu. Kuidas kogudused saavad selles kaasa aidata? Ma arvan, et mitte ainult kogudused üksinda, vaid ka kogudused koondununa praostkonda saaksid regulaarselt, süstemaatiliselt läbi mõelda, kuidas leida noori inimesi, keda saata Usuteaduse Instituuti õppima. Kuidas Usuteaduse Instituut saab regulaarselt koguduse elu toetada? Kui te vaatate Usuteaduse Instituudi kodulehekülge, siis igal aastal on seal suures valikus erinevaid täienduskoolituse kursuseid, teoreetilisemaid, praktilisemaid, mitte ainult vaimulikele, vaid ka teistele koguduse töötegijatele, koguduse aktivistidele, noorte töötegijatele, muusikutele ja see side tulla õppima täienduskoolituskursustele. See on nagu avatud instituut, see on kõikidele avatud vastavalt nendele teemadele, erialadele, mida instituut pakub. Tuleb jälgida instituudi kodulehekülge. Mida annab sulle Usuteaduse Instituudis õppimine? Hingerahu. See on esimene asi, mis ma tunnen nüüd läbi selle 5 aasta, et see teekond Jumalani ja teekond iseendani, mis siin õpingute jooksul avaneb ja mis saab jõu, et selles ma olen täiesti kindlalt veendunud, et see on Usuteaduse Instituudi kogu see atmosfäär, kogu see meie kooli, ma nimetan siis see siseelu on seda aidanud seda teekonda minna. Ja muidugi on andnud oskused, kuidas teha antud juhul siis oma haiglatööd hingehoidjana ja andnud sügavama teoloogilise hariduse. Luterlik kirik vajab nii preestri kui diakoni astmel vaimulikke, et hoida järjepidevust kristliku usu kuulutamisel ning rahva teenimissõna ja sakramendi kaudu. Hea ristiinimene, kui sul on kutsumus teenida vaimulikuna meie kirikus, siis tule õppima Usuteaduse Instituuti ja omanda teoloogiline haridus. Professor Elmar Salumaa rõhutas alati, et kirik ja teoloogia kuuluvad lahutamatult kokku. Kui sul on juba teoloogia magistrikraad, siis avaneb sul võimalus tulla õppima pastoraalseminari ja lisaks teoloogilise hariduse täiendamisele saad sa veel praktilisi vaimuliku ameti oskusi ja kasvada kristlikus elus. Head inimesed, leidke neid koguduses aktiivseid liikmeid, kes huvituvad teoloogiast, hoolivad inimestest ja soovivad kirikus kaasa teenida. Julgustage neid asuda õppima Usuteaduse Instituuti. Instituut on meie kiriku väärikas kõrgkool.